Tervist, Fookuses saade taas eetris, mina olen Markus Järvi ja teise pool Fookuses saate lauda on Varro Vooglaid. Tere Varro! Tere Markus ja tere vaatajad, kuulajad! Täna räägime Iisraeli ja USA agressioonist Iraani vastu ja sellest, millised võivad olla selle tagajärjed kogu maailmale. Iisrael ja USA on järjekordselt alustanud mingisugust sellist Lähis-Ida destabiliseerimist, seekord esimest korda Iraanis. Eelnevalt on siis USA loomulikult aastast 2003 segi peksnud Iraagi ja käinud Afganistanis igal pool mujalgi. Aga seekord siis Iraan, mis on siis selline pikaajaline soov, nagu seda ütles Bibi Netanyahuks nimetatu, Benjamin Netanyahu, Iisraeli peaminister, kes ütles, et juba 40 aastat on ta iga päev und näinud sellest, et Iraan ära hävitada. Ja nüüd lõpuks siis võeti kätte ja mindigi sinna pommitama. No räägime sellest natukene siin saates, arutleme selle teema üle. Et esimene asi, mida tasub mainida ilmselt on see, et ega Eestit ja USA'd ühendab see, et mingisugustest põhiseaduslikest väärtustest enam juttu ei ole, ei Eestis ega USA's ka. Et teatavasti USA's peaks kongress välja kuulutama sellise sõjalise aktsiooni. Loomulikult kongressist mindi täielikult mööda. No jaa, aga see pole ka ju sõda. Ja, see on ju spetsiaalne ja vainne ja operatsia teatavasti. Täpselt. Nii et sõja jaoks oleks muidugi vähe kongressi autorisatsiooni, aga nii kaua, kui tegemist ei ole sõjaga, nii kaua võib teha, mida tahetakse. Et huvitav, et sellist retoorikat oleks kusagil varem kuulnud, aga ma ei tea, kus, mul tule meelde lihtsalt praegu. Ei tea jah, et seda on ka Eesti peavoolumeedias naeruvääristatud ja öeldud, et spetsiaalne militaaroperatsioon, et näe, kus valetavad. Aga näed, vaata, kui see tuleb teiselt poolt suurt lompi, siis ei ole nagu häda midagi. Et spetsiaalne militaaroperatsioon, jah, seda kinnitas meile kongressi ka spiiker Johnson, seda on kinnitanud Trump ise vist, et tegu ei pidavat olema üldse sõjaga. Jah, Johnson ütles isegi vastupidi, et Iraan on USA vastu sõtta läinud. Et kujutad ette, et on rünnatud mitmeid saatkonna hooneid, mis on suveräänne territoorium. Kujutad ette, Iraan on rünnanud USA suveräänset territooriumit, see on ju sõjakuulutus, see on sõtta minek. Ja kui nii, siis nii, eks ole, et nad siis tuleb seda pidada, aga ometi me sõjas ei ole. Et see on siuke mõnus ajugümnastika kogu aeg. Ühelt poolt, eks ole, Trump ütleb, et ma nõuan Iraani täielikku kapituleerumist. Teiselt poolt samal ajal püütakse seletada, ega sõjas me samal ajal Iraaniga ei ole, eks ole. Mina olen aru saanud, et kui ikkagi nõutakse täielikku kapituleerumist samal ajal, kui rakendatakse ka militaarseid meetmeid, ehk siis otseselt sõjalist jõudu, siis seda nimetatakse ikkagi sõjaks, aga tuleb välja, et maailm on keerulisem. Et Alice Simedemaal raamatus vist Humpty Dumpty ütles niimoodi, et sõnad tähendavad täpselt seda, mida mina ütlen, et nad tähendavad. Küsimus on selles, kes on peremees ja kes on sulane, eks ole, kas sina oled peremees ja sõnad on sulased või on sõnad peremehed ja sina oled sulane, nii et siin me elame nüüd samasuguses maailmas. Aga muidugi kõige olulisem asi, mida algatuseks tuleb öelda, on see, mida sa sissejuhatuses niimoodi mööda minnes ütlesid, aga ma arvan, et seda tasub rõhutada, et ilmselgelt ja ühemõtteliselt on tegemist agressioonisõjaga. See on agressioon, sellel on juriidiline kvalifikatsioon, see on agressioonikuritegu, mis on toime pandud. Ja iseenesest on tähelepanuväärne, et ma ei räägi ühestki poliitikust Eestis. Oled sa nüüd ühtegi poliitikut, kes suudab välja hääldada, et tegemist on agressiooniga? Ei ole olnud. Ja veelgi enam, ma olen vaadanud, et ma muidugi ei ole ka kõike nüüd lugenud, mis on avaldatud, aga mina vähemalt ei ole näinud, et Eesti meedias oleks ükski kas ajakirjandusväljaanne või laiemalt mõni arvamusliider, arvamusloo tasandil, kultuurielu tegelane või rahvusvahelise õiguse õppejõud või midagi muud sellist, suutnud siiamaani välja öelda, et tegemist on agressiooniga, agressioonisõjaga Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide poolt algatatuna. Mis räägib meie olukorra kohta ikka väga palju, et sellist elementaarset ausameelsust me ei kohta, kui kajastatakse Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli geopoliitiliste ambitsioonide elluviimist. Nii et lihtsalt ei ole, üle välja lihtsalt ei ole, keegi ei suuda öelda.
ma just vaatasin, huvitav oli vaadata, milliseid avalusi tegi Riigikogu, kui alustas Venemaa Ukrainas 2022. aastal suuremat sõjategevust, millist retoorikat kasutati, eks ole, et mõista hukka kõige karmimates terminites agressiooni kuritegu, mis on kõikide rahvusvaheliste sõjakuritegude kurjuse, koondkurjuse, et sihukest retoorikat rakendati. Ja nüüd on niimoodi, et hukkamõistust pole juttugi, pigem on see, et Eesti peab ikka toetama peab, nagu Iraagi sõja puhulgi, eks. Aga jah, tagasi algusest tulles, ma arvan, et see ajaloolise tõe huvides, mida hakatakse kindlasti hirmsasti vähenama ja moonutama, on oluline öelda, et see on agressioon, see on agressiooni kuritegu, siin ei ole üldse küsimustki. Jah, et meil siin on välja tuldud selliste mõistetega nagu Iraani režiimi nõrgestamine. See on meie akadeemik välispoliitika liideri Margus Sahkna selline mõiste, et Iraani režiimi nõrgestamine teatavasti siis tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut. Et ei mingit sõda, ei mingit agressiooni, lihtsalt natukene nõrgestame. Muuseas, see on ka üks tasand, mis välja on tulnud, et kui me vaatame selle sõja hetki, siis esimene asi, millele tähelepanu pöörati, on see, et põhimõtteliselt mida USA ja Iisrael teeb, ongi see, et nad lihtsalt elimineerivad ära Iraani sellise kurja juure, ehk siis juhtkonna. Elimineerivad ära sõjalise juhtkonna ja vaimse juhtkonna, poliitilise juhtkonna, aga vaimse ka veel, sest Ajatollah on eelkõige siis vaimne liider samuti. Ma mõtlengi kolm ühes, vaimne, poliitiline, sõjaline. Kõik likvideeriti. Just niimoodi, et likvideerime need kõik ära niimoodi ja mis siis hakkab toimuma, on see, et põhimõtteliselt kogu Iraani rahvas tuleb ja automaatselt tõuseb üles. Nii, ja ongi põhimõtteliselt asi tehtud. Meil on mingisugune 2-3 päeva natukene pommitamist ja kõik on lahendatud. Mis muidugi on siis nüüd asendunud juba hoopis teise retoorikaga, kuna loomulikult see ei vastanud reaalsusele see olukord, sellepärast et Iraanis toimus midagi täiesti vastupidist, koonduti lipu ümber, koonduti mõrvatud Khamenei ümber, koonduti oma nii-öelda maa väärikuse ümber, eks ju, mida pommitatakse, rünnatakse ja see selliste nii-öelda juubeldavate iraanlaste koorid vajusid väga kiiresti ka, ma ütleks peavoolumeediasse, unustusse. Ja siis, mida selle asemele tuli, oli põhimõtteliselt see, mida sa juba mainisid, et Trump räägib sellest, et meil on vaja ikkagi Iraan täiesti põlvili suruda. Meil on tingimusteta alla surumist vaja siin, eks ju. Ja teine on see, mida ütles välja siin alles hiljuti sõjapistrik Lindsey Graham, kes tunnistas, et me ole mitte midagi muud, kui et me peame ei vähem kui rohkem, peame kogu selle asja põhimõtteliselt segi pommitama siin. We're going to win. Israel and the United States, you just wait to see what comes in the next 2 weeks. The next 2 weeks meaning what? We're going to blow the hell out of these people. No nii, me pommitame nagu kogu sellest rahvast põrgu välja põhimõtteliselt, kui otse tõlget kasutada, eks ju. Ütleb, võib-olla otsem tõlgemas, pommitamine põrgusse. Põrgusse, jah. Hell out of these people, nii. Et põhimõtteliselt hävitame ära selle rahva. Hävitame selle rahva ära. Nii palju siis nagu sellest retoorikast ja nii palju ka sellest praktikast, eks ju, et me vabastame iraanlased, õilsed iraanlased sellisest kurjast režiimist. Seda juhtunud, nüüd on siis selline asi, et we are bombing hell out of these people. Nii. No eks see nii ongi, kui rahvas ennast ise vabastada ei taha, et siis me pommitame need põrgusse. Ja, pommitame nad ise, vabastame nad ära elust. Jah. Siin oleks kommenteerida nii palju. Ei taha, et see läheb selliseks nagu, eks ole, minu poolt ma mõtlen laadaks, et räägid ühest ja teisest ja kolmandast, et ei teagi millele keskenduda, aga ma alustan võib-olla sellest, mis on minu meelest vaatad kõige nagu kaalukam. Kui sa vaatad seda sama klippi, mida sa just mängima panid ja seda Lindsey Grahamit, siis ärge tulge mulle midagi rääkima, et Ameerika ja Iisrael sõdivad siin kristliku mingi Euroopa tsivilisatsiooni eest ja headuse eest ja õigluse eest ja kõikide nendest üllate väärtuste eest. See mees kehastab minu meelest puhast demoonilist jõuda.
verejanuline neokon, selline silmad vilavad. Ma ei oleks üldse üllatunud ka, kui ta oleks väga selline sügavalt sees nendes protsessides, mis Epsteini failidest vastu vaatavad meile. Verejanuline, tõenäoliselt homoseksualistlik neokon. Jah, esindab, ütleme, kõige jälgim neokon, keda võib üldse esile tuua. Eks varem oli tal niisugune tugev konkurent John McCaini näol, kes on nüüd siis läinud siit maailmast ära. Kahtlustan, et mitte üles või allapoole, aga puhakuda rahus. Aga ainuüksi asjaolu, et see mees laulab Trumpile kiidulaulu, ütleb, et Trump on uus republikaanliku partei kullastandard, eks asendades sellel kohal välja Reagani, kiites, ülistades, I have never been more proud of President Trump than I am now, eks ole, kui sellist juttu räägib, siis tegelikult ausatele ja mõtlemisvõimelistele inimestele on siin juba tegelikult pilt selge. Eks? See on selge, et kui Trump on kogu oma valimiskampaania läbi lubanud teha lõppu sellisele neokonlikule poliitikale ja olles läinud Iraani vastu sõtta, ta saab ülistuslaulu kõige jälgimatelt neokonidelt, siis ärge rääkige mulle midagi sellest, kuidas Trump lammutab süvariiki ja kuidagi seda tõrjub kõrvale seda neokonlikku poliitikat ja juhatab sisse uut ajajärku, vastupidi. Meil on langenud samade jõudude teenistus. Absoluutselt, et kui USA poliitikas on nii-öelda kullastandardile mingisugune antistandard, vaat siis on see mees, siis on Lindsey Graham. Et ausameelsetele inimestele on Lindsey Graham selline antistandard, et kui tema midagi ülistab, kui tema kuhugi minna tahab, kui tema midagi segi pommitada tahab, kui tema nagu sellised vilavad silmad jälle üritavad kuskil nagu verd valama panna, siis see mees on selline antistandard, mis põhimõtteliselt võtab kokku nagu sellise neokonliku, häbiväärse, satanistliku hoiaku tegelikult just. USA poliitikas. Ja, aga mitte ainult. Ma panen ühe lause siia vahele, lihtsalt annan kohe sulle üle sõnajärje, et Trump on nüüd kuid ja kuid juba toetanud Lindsey Grahamit, olles eelnevalt Lindsey Grahami üheks peamiseks nii-öelda oponentiks, oleks kritiseerinud oma valimiskampaaniates avalikult Lindsey Grahami nagu sellist sõjapistrikust ja sõjaõhutamist, eks ju. Nüüd on ta avalikult võtnud, juba pool aastat rohkemgi tagasi, on võtnud avalikult Lindsey Grahami vastu nii-öelda toetanud tema kandidatuuri senatisse tagasi ja siis teist seda tema nii-öelda vastaspoolt ka republikaani, kes on palju mõistlikum mees, seda mitte toetanud ning rünnanud aktiivselt loomulikult neid, kes on olnud ja jäänud ustavaks sellele samale anti-interventsionalistlikule poliitikale nagu Thomas Massie ja siis aita mind Rand Paul, loomulikult Rand Paul, aga siis veel esindajate koja see naisliige Marjorie Taylor Greene, endine. Ja endine, täpselt, Marjorie Taylor Greene, kes on põhimõtteliselt, öelnud ka seda, et Trump on kõik oma valimislubadused lihtsalt petnud, valetanud. Välispoliitika osas kindlasti. Ja. Aga nii, palun, ja, ei, ma ei mäletagi, mis ma tahtsin öelda, ma jäin sinuga praegu kaasa mõtlema, aga tuli meelde, sa mainisid seda sama satanistlikku aspekti, et jällegi, kui öeldakse, eks ole, et Trump sõdib siin globalistide ja satanistide vastu, siis mina ütleksin, et vabandust, aga see on nagu erakordselt lihtsustatud pilt. Et arvata niimoodi, eks ole, et siin on meil headuse kehastus, eks ole, mingisugune selline jumala saadik, enam-vähem see pool pseudoreligioosne vaade juba, et eks ole, Trump on jumala, käepikendus, kes praegu viib ellu sellist jumalikku agendat, mis on USA sellistes niinimetatud evangeelsetes, messiaanlikes, judaistlikes evangeelsetes, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, seal on kristlusega väga vähe pistmist minu meelest. Ringkondades selline laialt levinud vaade. Kristliku sionismi ringkondades. Ja, et kui sa nagu ei toeta 100% kõike, mida Trump teeb, siis sa enam-vähem nagu keerad selja jumalale, selline hoiak on nagu, mis on nagu puhas hereesia, millel ei ole kristliku vaatega mitte mingisugust pistmist ja ma ütlen, et selline kristliku elutunnetuse moonutamine, väärastamine ja hoiak, et jumala tahte elluviimine on see, kui praeguses riikidevahelistes suhetes minnakse sõdadesse, pommitatakse puruks, tapetakse 10 000 viisi, et tsiviilisikuid nagu Gaza sektoris seda tehti, eks. Nüüd ilmselt Iraani seda, me ei tea, kui
pikale see venib ja kui suureks see paisub, aga siit ähvardavad ka tulla 10 või 100 000 inimohvritega tagajärjedeks. Rääkida sellest, et see on mingisuguse headuse ja jumala töö ilming, no mina ütleks, et see on ise satanism. See on satanism. Kristlased teavad seda, mis on jumala tahtmine või mis ei ole jumala tahtmine, mitte läbi mingisuguse sisekaemuse, nagu siin palju nii-öelda evangeelsed kristlased väidavad, me oleme prohvetid ja meie teame, eks ole. Vaid läbi selle, kuidas jumal on ilmutanud oma tahet läbi oma käskude ja oma õpetuse, eks ole. Ja osaks selleks õpetuseks, fundamentaalseks osaks on ära mõrva, eks, mis on väga oluline käsk, eks, ja sõjapidamise kontekstis, eks. Ja sõjapidamine on mõrvamine nagu massiivsel skaalal, eks. Ja kui sa sellele kiidad takka, siis mina ütlen, et siin on peidetud kurjad demoonilised jõud nii-öelda kristlikusse retoorikasse, mis on eriliselt eemale tõukav ja vastik. Ja kes iganes sellega kaasa läheb, seda on raske tõsiselt võtta kristlasena, ma ütlen ausalt. No katolikluses on selleks õiglase sõjapidamise doktriin, mida on alates Aquino Toomas on seda arendanud edasi, aga alates Augustinusest olnud kiriku õpetuse osa ja tegelikult ilmselt apostelikust pärimusest peale juba. Ja selle doktriini osaks on see, et peamine nii-öelda viis, kuidas õiglane sõda on võimalik, on see, et kaitstakse oma kodumaad. Ja sellel on ka veel oma lisatingimused, et sõda ei saa tuua halvemaid tagajärgi kui see, mida ta ära üritab hoida. Ning et peab olema ka mingisugune nii-öelda reaalne väljavaade võiduks. Näiteks kaitsmisoperatsioonis ja nii edasi. Et selle tegelikult juurde võiks tulla ja see on huvitav, ma mõtlen mitte selles saates. Eraldi teema, see on täiesti oma eraldi teema. Aga see on väga selge, et see rünnak, Iisraeli ja USA rünnak Iraani vastu ei täida õiglase sõjapidamise nõudeid mingil viisil. See on lihtsalt agressioonisõda, see on täiesti selline küüniline neokonlik, globalistlik sõda ja kui sa nüüd mainisid seda Trumpi kultuse fenomeni, siis see on väga huvitav. See on väga huvitav ja mind on pannud mõtlema see, et kui kaugele on üldse jõutud sellise nii-öelda pöördukse propagandaga. Kuidas äkitselt on jõutud sinnamaani välja, et selline kõige klassikalisem neokonlik, sionistlik agressioonisõda, mille Trump on eelnevalt hukka mõistnud oma nendes kampaania kõnedes korduvalt ja korduvalt. Sina oma kommentaaris mängisid neid klippe, mina oma kommentaaris mängisin neid klippe. No siin ei ole millegi üle rääkida. Siin ei ole millegi üle rääkida. Ja, nii, et seda on põhimõtteliselt nüüd käsitletud mingisuguse, ma ei teagi, nii-öelda antiglobalistliku rünnakuna tänu sellele, et seda viib ellu Trump ja Trumpi administratsioon. Ehk siis täiesti irratsionaalne selline kultuslik lähenemine sellele, et meil puuduvad nagu objektiivsed kriteeriumid, kui see, keda me peame heaks, viib ellu täpselt seda sama kurja, mida eelnevalt on tehtud. Siis äkitselt kogu see kuri, mida praegu ellu viiakse, on nagu justkui õigustatud ja heastatud selle poolt, mida me arvame, et seda teeb nüüd siis see niinimetatud kultuse liider ja Trump, eks ju. Ja see on nüüd nagu asi, mida tasub nagu märkida, loomulikult see on nagu maagaliikumises osaliselt kohal USA-s, aga tegelikult ma hakkan vaatama, et Eestis samamoodi, väga paljud kommenteerivad seda justkui, et see sama vana imperialistlik, sionistlik, neokonlik kurjus äkitselt pühitsetakse selle läbi, et seda viib ellu Trump. Ja see on selline kultuslik ja sügavalt irratsionaalne eeldus. Aga sa, Markus, üldse oled maga või ei ole maga? Et ma olen hakanud mõtlema, et sa võib-olla ei olegi maga üldse, et sa oled Raino hoopis. Ma magasin täna päris hästi muuseas, et need on head kategooriad muuseas, eelkõige nagu Eesti kontekstis. Et need on eelkõige head kategooriad. Ma olen hakanud kahtlustada, sa pole üldse päris maga. Aga sina oled Rino või maga või kes sa oled? Räägi, Varro. Et huvitav, et mina Eesti kultuurilises kontekstis pean ennast määratlema läbi selle, et let's make America great again. Minu identiteedi oluline komponent. Absoluutselt. Mina eestlasena kuskil siin pean siis nagu ütlema, et mina olen maga. Mina.
siin Eesti Vabariigi kodanik. Vaidleme sellele, kes on õige maga, kes ei ole. Et lõpetage ära palun, seal on mingisugune, seal on USA valimised, seal on USA president, kas see kuidagigi nagu peaks olema minu kui Eestis oleva konservatiivi mingisugune omadus siin, et kas mina olen maga või mitte. Mina tahan olla Eesti rahvuslane. Ja ma ütlen, me võime seda nagu imestada, aga tegelikult on ka täitsa ratsionaalne viis see lähenemise mõistmiseks. See on see, et kui sa mõtled Eestist kui puhtalt USA vasallist, eks ole, siis on see igati ratsionaalne. Et kas sa nagu oled isanda poolt või ei ole isanda poolt, toetad isandat või toeta isandat, eks ole. Ja see on tegelikult selline, põhimõtteliselt selline diktatuuriline mõtlemine, et võimu, kas toetad võimu või toeta võimu. Et siin ei ole enam küsimus selles, et see, kas ma toetan või ei toeta, sõltub sellest, mida võimupositsioonil tehakse, milliste põhimõtete kohaselt tegutsetakse, vaid ei. Ja see on muidugi mõtlemine, mis on omane ka sellistele, kuidas see on siis, sektidele, eks. Et sekti juhti tuleb toetada igal juhul. Ja kes sekti juhti ei toeta, et see on vaenlane, eks see heidetakse välja. Ja diktatuurides on täpselt samasugune hoiak. Ja muidugi, meie katoliiklastena mitte kunagi sellist hoiakut omaks ei võta. Sa lubasid taotledes võimupositsiooni ameeriklastelt, eks, et sa lõpetad ära sõjalise sekkumise teistesse riikides, režiimi vahetused, eks ole, see, mida neokonid on teinud aastakümneid. Ja nüüd sa rikud seda lubadust. Rikud taandud sellest väga olulisest põhimõttest. Järelikult ei saa toetada. Nii lihtne ongi. Täpselt. Ja niimoodi mõtlevadki ausad inimesed. Aga ma ütlen, need, kes võtavad omaks sellise sektiliku mõtlemise või diktatuuridele omase mõtlemise on see, et siin on ainult küsimus on ustavuses juhile. Oled ustav või ei ole ustav, eks ole, muud küsimust nagu enam ei ole. Ja siis kõike, mida suur juht teeb, eks ole, tuleb hakata kuidagi ära seletama või ära õigustama, eks ole. Ja mida kaugemale suur juht oma tegevuses nendest põhimõtetest ja lubadustest, millele ta lubas oma tegevuses toetuda, triivib, seda muidugi naeruväärsemaks ja ära seletamine ja õigustamine muutub, eks. Mingil hetkel inimesed peab mõtlema, kuule, et tegelikult kõik saavad juba aru, et asi on naeruväärne, et ära rohkem nüüd nagu üritada seda kõik ära seletada, ära õigustada, sest muidu muutub olukord järjest piinlikumaks. Aga USA-s ka, kui vaadata seda praegust pilti tegelikult, siis me näeme seda, et väga paljud nendest, kes andsid oma toetuse Trumpile enne, just nimelt tänu sellele, et Trump lubas sellised neokonlikud interventsionalistlikud sõjad ära lõpetada, nagu Tucker Carlson, nagu, ma ei tea, Charlie Kirk, Charlie Kirk oli väga selgelt Iraani mineku vastu ja pikalt, laialt rääkis sellel teemal ja nagu mitmed teised arvamusliiderid, kes kõik on põhimõtteliselt olnud niimoodi lootvalt Trumpi poolt, et võib-olla tõesti, siin nüüd tuleb mingisugune murrang, eks ju, on praegu võtnud väga selgelt väga kriitilise hoiaku. Ja mis selles on eelkõige nagu välja paistev on see, et kommenteerides seda sinu nägemust, et või seda sinu fraasi, et me katoliiklasena ei saa seda aksepteerida, siis minu arvates see ongi nagu sellise moraalse maailmavaate, mis allub mõistuslikule tunnetusele üks osa. Ja selle osa on see, et on olemas vahendeid ja on olemas eesmärke. On olemas vahendeid ja on olemas ideaale. Ja poliitilised parteid, juhtkonnad, presidendid, riigid kuuluvad vahendite hulka. Ja nad on nii head vahendid, kuivõrd nad vastavad sellele eesmärgile, kuhu nad välja peavad ja tahavad jõuda ja kuhu nad välja on lubanud jõuda. Ja kui nad ei ole seda, siis tuleb nad ebapiisavate ja nüride töövahenditena kõrvale visata. Ütelda, et nad ei ole enam need, mis viivad meid sinna eesmärgini välja. Nii. Et ka Eestis poliitilised erakonnad, poliitikud tegelikult on oma olemuses, või ütleme siis niimoodi, poliitilised erakonnad on oma olemuses vahendid. Nii, nad kas viivad välja enda poolt genereeritud eesmärkideni ja avalikult välja öeldud eesmärkideni või on nad need petnud, reetnud ja eksitavad inimesi ning ei vii enam välja sinna, kuhu nad tegelikult peaksid siis oma enda eelnevalt deklareeritud eesmärkidele viidates välja viima. Nii. Ja kui nad on saanud nüriks, tuleb nad kõrvale visata.
see on see idee. Ja ma muidugi kvalifitseeriksin seda sinu väidet läbi selle, et ega eesmärk ei ole nüüd ka absoluutne kategooria, eks. Et küsimus on ka selles, et eesmärkide poole liikumine peab omakorda alluma nüüd ikkagi teatavatele põhimõtetele. Ei ole niimoodi, et selleks, et jõuda nüüd deklareeritud eesmärgini, me võime teha mida iganes ja oluliseks kriteeriumiks on ainult tõhususeni, kas jõuad või ei jõua. See on kindel. Et selles mõttes esiteks need deklareeritud eesmärgid, nagu sa ütlesid, ja teiseks siis ka see deklareeritud põhimõtted, mille kohaselt või millega kooskõlaliselt eesmärkide poole pürgitakse. Ja ma ütlen veel kord, et kui eesmärk, tähendab, ütleme, ükskõik kui üllas ei ole eesmärk, kui selle poole pürgimine tähendab seda, et sa võid pidada nagu karistamatult vallutussõdasid, tappa inimesi sadade ja tuhandete, võib-olla kümnete ja sadade tuhandete kaupa, pommitada riike sodiks, siis ma vabandan, aga seda ei ole võimalik aksepteerida. Et siin ongi nüüd see koht, kus ilmneb nagu tohutu silmakirjalikkus, nagu ma eelnevalt ütlesin, eks ole, et kui Venemaa alustab Ukrainast sõda, siis see on agressiooni kuritegu, tuleb hukka mõista kõige karmimates tingimustes ja minul ega sinul ei ole kunagi olnud probleemi öeldagi, et see ongi agressioon ja see tulebki hukka mõista, et sellisel viisil oma poliitilist võimu teostada sõjalise jõu kasutamisega ei ole aktsepteeritav. Aga huvitaval kombel kõik need, kes on kangesti armastanud ka meid näiteks kritiseerida, eks ole, et miks te nüüd kuidagi ikkagi ei ole piisavalt, eks ole, ei suuda välja öelda, et tegu on agressiooniga, kui samasuguse asja panevad toime Iisrael ja Ameerika Ühendriigid Iraani suunal. Kusjuures ma ütleksin, et isegi Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas on mingitpidi vaadeldav õigustatumana kui Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide sõjategevus Iraani vastu, sellepärast, et Venemaa saab reaalselt väita, et teda on surutud sellesse olukorda, kus ta ei saa enam aksepteerida lähenemist oma piiridele USA sõjaliste jõudude poolt, eks ole, ja NATO sõjaliste jõudude poolt. Samal ajal, kui Iraan ei ole mitte kuidagi tunginud näiteks Ameerika Ühendriikide piiri taha ega ohustanud Ameerika Ühendriike mitte kuidagi, eks ole. Nii et ütleme, kui siin üldse kuidagi pidi mingisugust eristust teha, siis pigem ma ütleks, et see kaldub seda pidi. Aga veel kord, huvitav on lihtsalt vaadata seda, kuidas topeltstandardid väljamäng on nii ilmselge ja nii banaalne, et lihtsalt raske on midagi selle kohta mõttekat ütelda. Ma lisan veel ühe aspekti enda poolt, et rääkides põhimõtete kesksest lähenemisest, siis mina olen absoluutselt nõus sellega, et me näiteks geopoliitilisi protsesse analüüsides ei peaks nagu võtma sellist hoiakut, et ma valin endale nagu poole, kelle poolt ma olen ja siis selle poolt ma olen nagu no matter what, eks ole, et ükskõik mida ta teeb, mina olen tema poolt, et siin tuleks ikkagi lähtuda nagu põhimõtetest. On õiged põhimõtted ja seda, kuidas me suhtume ühte või teise või kolmandasse subjekti ja tema tegevusse, tuleb hinnata lähtudes sellest, kuivõrd see tegevus on kooskõlas siis õigete põhimõtetega ja deklareeritud siis lubadustega, eks. Aga isegi, kui läheks poolte valimiseks, eks isegi, kui me jõuame sinna tasandile, et aga hea küll, et vaatame siis, kelle poole keegi valib, siis ma ütlen ka Ameerika Ühendriikide praeguse administratsiooni tegevust hinnates, ma küsiks nii, et aga kas sa valid siis Lindsey Grahami poole või sa valid Charlie Kirki poole? Kui Charlie Kirk oli see mees, ütles, et ärge minge, palun, Iraani vastu sõtta, see on vale. See ei ole kooskõlas antud valimislubadustega, see lõhestab Trumpi valija baasi, võtab ära toetusi, kaotab meie poliitilised positsioonid, eks ole, kukutab kokku selle poliitilise liikumise, mida me koos oleme üles ehitanud. See oli see, mida Charlie Kirk ütles. Hoides ära, väidetavalt, nagu J.D. Vance'ki on tunnistanud, suurema sõjalise operatsiooni juba juunikuus, mille ameeriklased koos Iisraeliga ründasid Iraani, eks mäletatavasti. Aga millal see oli? See oli septembris, kui Kirk mõrvati ära. Kirk mõrvati. Jah. Ja nüüd siis on teostanud täpselt need samad plaanid, mida siis Kirk meeleheitlikult tegutsedes üritas ära hoida juunikuuseni. Ja ma küsiksin niipidi, et isegi kui me jõuame sinna poolte valimiseni, kelle poole te inimesed valite, kas siis Charlie Kirki poole või te valite Lindsey Grahami poole. Ja austalles see on nagu väga kõnekas, kui me näeme, kuhu poole kellegi sümpaatiad kalduvad. Või kas te valite põhimõtteliselt nagu terve mõistuse hääle elus oleva mehe, Tucker Carlsoni, kes sellise konservatiivse arvamusliidrina kahtlemata on viinud mainstreami põhimõtteliselt sellise täiesti mõistliku, rahuliku kriitika sellele olukorrale, mis USA-s üha rohkem ja rohkem nii-öelda küsimusi tekitab. Ehk kuidas on võimalik, et 10 miljoniga Lähis-Ida riik nimega Iisrael juhib
USA sisepoliitikat sellisel viisil. Rahulikult, ilma kedagi nagu demoniseerimata, ilma kedagi, ma ei tea, siin mingisugust retoorikat kasutades ja ma ei tea, üldse kuidagi nagu skandaliseerides, võtab Tucker Carlson lihtsalt neid positsioone ja väljendab ilma igasuguse probleemideta seda, et USA on praegu põhimõtteliselt Iisraeli lõa otsas. Ja eelkõige, mida ta nüüd oma viimases saates välja on öelnud seda, et ta on lõa otsas just nimelt sellistel teoloogilistel ja maailmavaatelistel alustel. Et seal on kristliku sionismi liikumine juba pikalt olnud selliseks vundamendiks, eks ju, USAs, mille kaudu on väga paljud siis nii-öelda vabakoguduste kristlased põhimõtteliselt tehtud selliseks elemendiks, kelle vaates peaaegu usutunnistuse juurde kuulub see, et ilmaliku Iisraeli riigi poliitika kõikidele aspektidele kriitikavabalt kaasa kiita. Olgu selleks näiteks palestiinlaste massimõrv, olgu selleks 75-80 000 palestiinlase tapmine asja eest taga, olgu selleks olukord, kus tapetakse kristlasi Iisraeli poolt, sest palestiinlased ei ole ainult moslemid, seal on väga palju kristlasi. Ja olgu või kas või selleks olukord, et need kristlased, kes seal on olnud 2000 aastat, kes seal on kuulunud ühe kõige vanema kristliku, loomulikult kõige vanema kristliku kogukonna juurde, katoliiklased ja ortodoksid ka kõige vanemate kirikute juurde, olles loomulikult algselt ühtse katoliku kiriku liikmed, aga hiljem, kui toimus kirikulõhe 1054, siis jagasid ka seal ja võib-olla mingiteks väikesteks alagruppideks seal veel autokefaalseteks alagruppideks, eks ju, aga siiski tegu on põhimõtteliselt kristlastega, kes pärinevad 2000 aasta tagusest kogukonnast, kes on seda järjepidevust seal 2000 aastat järgemööda alal pidanud. Nii, ja siis tulevad mingisugused inimesed, kes räägivad kristlaste nimel, aga tehes seda põhimõtteliselt nii, et andes Iisraelile automaatselt õigustuse kõikideks nii-öelda ka sõjalisteks operatsioonideks oma usuvendade vastu seal. Nii, ja see on, nagu Tucker Carlson nüüd ütleb, tuleme tagasi tema juurde, et see on nüüd olnud nagu väga tõsine maailmavaateline religioosne ülevõtt USA-s. Et USA on põhimõtteliselt allutatud ideoloogilisel tasandil sellisele sionistlikule liikumisele. 10 000 inimest kuskil seal Lähis-Idas on need, kes siis Iisraeli poliitikat, USA poliitikat juhivad loomulikult mitte ainult nemad, vaid USAs endas olevad Iisraeli jõud ja juudi jõud, eks ju, kes omavad meediat, on miljonärid, miljardärid, on ärimehed, kes nagu paljud on põhimõtteliselt selliseks Iisraeli lobi otseseks teostajaks USA pinnal, eks ju. Aga see rääkimata sellest, et väga paljud, mitte väga paljud, aga vähemalt mingi osa juutidest ise, need on väga huvitava vaadata, nende kanalid, on aktiivselt Iisraeli sionismi vastu ja ütlevad seda, et see, mida Iisrael teeb, nendel on mõnikord mingisugune Palestiina sall või lipp kaelas, oimulokid peal ja Palestiina lipp kaelas, ütlevad, et see on põhimõtteliselt kogu meie religiooni vastu. Nii, et ka sellised inimesed on olemas, aga tulles tagasi nagu Tucker Carlsoni juurde ja nii-öelda poolte valimise juurde, siis kelle poole me võtame, et kas me tõesti võtame nii-öelda selle süvariikliku sohu langenud Trumpi administratsiooni, mis täidab põhimõtteliselt jällegi aastakümnete pikkuseid plaane. Et see, et Iraani rünnata ei ole mingisugune nii-öelda välkotsus praegu loomulikult. See nõuab ettevalmistus, see nõuab pikka plaani, see nõuab aastakümnete pikkust nii-öelda mingite
luurevõrgustike paika panemist ja nii edasi, eks ju. See ei ole mingisugune viimase aastate töö. Aga, et kas me oleme Tucker Carlson või oleme me Tucker Carlsoni ja teiste nagu Charlie Kirki poolt, kes ausameelselt tulevad ja ütlevad, et meil siin riigis USA's on probleem. See on probleem Iisraeli lobiga. Meid on pandud tanki, meid on pandud sõtta, meid on pandud sõdima sõdasid, mis ei ole meie enda rahva huvides, mis on ainult Iisraeli huvides. Nii. Ja see on nagu väga lihtne ja mõistlik positsioon. Ja siin ei ole mitte midagi, mis oleks nagu nii-öelda juudi vastasus või ma ei tea, mingisugune antisionism või mingisugune antisemitism, just nimelt, ja antisionismi või kategooriasse see läheb küll, aga antisemitismi kategooriasse mitte. Et see ei ole mingisugune viha juutide vastu, ei, see on lihtsalt konkreetne küsimus sellest, et mida USA teeb nüüd siis olukorras, kus sellised nii-öelda käsuliinid ja liinid lähevad USA nii-öelda valitsusse välja. No võib-olla üks väga lihtne viis seda küsimust raamistada on see, et kelle huvides seda siis nüüd ikkagi peetakse Iraani vastu. Ja teada oli ju see, et enne sõja alustamist 70–80% Ameerika kodanikest oli selle sõja alustamise vastu. Fakt. Vaieldamata fakt. Erinevate küsitluste kohaselt seal erinevad numbrid, kusagil 70–80% olid vastu. See on enda riigi kodanikest. Ja samal ajal, eks ole, Benjamin Netanyahu, Iisraeli peaminister, on kirglikult selle poolt. Eelmisel aastal külastas Ameerika Ühendriike 7 korral, kokku 7 korral külastas Trumpi. Eks ole, mitte ükski teisne valitsusjuht ei külastanud vist pooltelgi nii paljudel kordadel. Ja veenis teda siis sõtta minema, eks. Ja saavutatigi see, et mindi Iraani vastu sõtta. Ilmselgelt see sõjategevus teenib ennekõike Iisraeli huve, mitte Ameerika kodanike huve. Ja nüüd tekib siis see küsimus, et aga mida see maga üleüldse tähendab? Et nii nagu mina olen asjast aru saanud, on ikkagi maga üks selliseid baasprintsiipe see, et America first. Eks ole, poliitilist võimu tuleb teostada ennekõike ameeriklaste huvides, mitte Iisraeli huvides või kellegi teise huvides. Ja ometi me näeme, et tuimalt minnakse ja alustatakse järjekordne sõda Iisraeli huvides, mitte oma kodanike enamuse huvides. Nii et siin on väga raske nagu vastu vaielda minu meelest. Et me näeme, et tegelikult Ameerika Ühendriikide poliitiline aparaat, võimuaparaat ongi Iisraeli kontrolli all. Ja kuidas seda kontrolli teostatakse, need on huvitavad küsimused. Ma arvan, et siin on väga palju pistmist Epsteini failide kaudu paistva võrgustikuga, santaaži võrgustikuga, kompra kogumise võrgustikuga. See kindlasti ei ole piisav vastuseks ja siin on vaimsed jõud mängus, religioossed erinevad mõjutegurid nagu kuni sinnamaani välja, eks, et ma ei tea, võib-olla saab siingi mängima panna korraks, milline inimene on näiteks avalike andmete kohaselt Trumpi vaimne juhendaja. Eks ole selline tädikene nimega Paula White Kane, mingisugune teleevangelist, kes on oma teleevangelisti tegevusega miljonäriks saanud, mitu korda abielusid lahutanud, eks nüüd on kõva selline vaimne juhendaja, saad aru, Valge Maja usuasjade osakonna juhataja ja ühtlasi Donald Trumpi isiklik vaimne juhendaja. Ja kui sa mõtled, et selline inimene on Trumpi vaimne juhendaja, annab neid vaimseid impulsse, millest lähtudes siis, eks ole, Ameerika Ühendriikides ka Trumpi administratsioon võimu teostab, siis pole tõesti millegi üle imestada. And strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. Kas see on kristlik vaim, mis siin tegutseb? Ütle mulle. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. Oled sa kunagi puutunud kokku sellise kristliku vaimu ilminguga? Mitte kunagi. Võib-olla mingi šamanism või mis asi see on selline? Nii, et me siis maname kuidagi välja mingisuguse võidu, just nagu mingisugune šamaan manab taevasid, vägesid niimoodi, nii nagu see... Tõlgi mulle, ma ei saa aru, mis te räägite. Ma ei tea, see on keeltes rääkib. Ja aga tegelikult see on ohtlik. Ma räägin, kui maailma militaarselt kõige võimsama riigi juht on sellise inimesele vaimselt juhendada,
siis see on ohtlik. Yeah. See on ohtlik reaalselt. Ja ärge tulge mulle midagi rääkima siin sellest, et see on mingisuguse kristliku tsivilisatsiooni kaitsmine või headuse jõudude võitlus kurjuse vastu, eks ole. Vaata, ma ei tea, kuidas inimesed mõtlevad nagu maailma asjades, kuidas neil tunnetus on, aga minu maailma tunnetus ei ole niimoodi, et vaata, kes iganes nimetab ennast kristlaseks, see on hea, moslemid on kõik kurjad, eks ole, ja siis ongi nüüd headus versus kurjus, eks ole, et Ameerika on, et siin headuse jõudude kehastus ja moslemid on kõik kurjuse jõudude kehastus ja me peame, kes ei ole selle poolt, et kurjuse jõudude kehastus segi peksta, see pole headuse jõudude poole. No see on ju infantiilne, lasteaia tase, no isegi lasteaias minu lapsed vähemalt nagu nii lollit ei mõtleks, et see ei ole tõsiselt võetav jutt. Et mina ütleks küll, et kuule, me peame kuidagi ikkagi nii lihtsatest asjadest suutma aru saada, et ütleme, eristades head ja kurja, me peame alustama ikkagi kõige elementaarsematest inimlikest baaskategooriatest, ära mõrva, ära mine kallale, ära kasuta vägivalda oma huvide teostamiseks, eks. Et no kuidas me nagu nii kaugel oleme siis jõudnud, eks ole, et see on nüüd siis nagu hirmus nagu kristlus, headuse jõudude tegutsemine ja siis, kui sa seda heaks ei kiida, siis sa asetad ennast kurjuse jõudude poole, et no ma ei tea, no midagi on ikka väga viltu läinud siin, et... Ei no, tähendab, kui väga lühidalt ütelda, siis selline asi on lihtsalt nagu šarlatanlus. See on lihtsalt kõige klassikalisem šarlatanlus. Nii, et kristlus on see, mida õpetab kirik. Nii, see on apostellik traditsioon pärit kirikust, katoliku kirikust, nii, seal on olemas 7 sakramenti, seal on olemas vaimulikud, kes nii nagu Kristus selle edasi annab vaimuliku sakramendis meestele ja ükski mingisugune selline topis, mingisugune paljastatud õlaga naine ei tule kuhugi mulisema mingisugust atatakat seal. Nii, see on lihtsalt täielik satanistlik šarlataansus. Nii, see on see, millest apostel Paulus ja paljud teised apostlid kiriku karikatuur, nii, ütlevad, et see ei ole midagi pistmist mingisuguse kristlusega. Et siis, ega siis kristluse definitsiooniks ei ole see, et tõepoolest nagu mingisugune tädi, kes on ennast nagu 3-4 korda juba lahutanud kellestki, eks ju, et tuleb ja ütleb, et tema on prohvet ja hakkab käskima taevaseid jõude enam-vähem. Aga nii nad mõtlevad. Ja et siis ta on kristlane ja et temale tuleks anda nagu 1000 ja 100 000 dollareid, eks ju, ja nii edasi, et see on šarlatanlus, et ainukene asi, mis teeb ta põhimõtteliselt selliseks, kuidas öelda, mõjuvõimsaks, on see sama element, millest me oleme siin rääkinud, tema tingimusteta ustavus Iisraelile. Selline tingimusteta kristlik sionism kogu selle täieliku šarlatanluse taga. Ja aga ma ütlen, see termin ise, see kristlik sionism alati riivab kõrva, sellepärast, et ei ole sellist asja olemas nagu kristlik sionism. Hiljuti Jeruusalemma patriarhid, kes selle mõistsid hukka sellise tegevusega. Jaa, ma nõustun. Ma saan aru, et see kasutas seda operatiivselt, eks ole. Aga tegelikult see on, ma ei tea, mis asi see on. See on, ma ütleks, see ei ole ka judaism, eks ole, see on mingi hereesia lihtsalt, noh. Aga ärgem seostagem seda palun kristlusega. Et ma mõtlengi, kui inimesed mõtlevad, et see on kristlus, nagu mida need jõud esindavad, siis muutub ka kogu kristlus nagu eemale tõukavaks. Ja absoluutselt, vaat selliseid inimesi vaadates või kogu seda nii-öelda jumalateenistust vaadates ütlen, et kui mina oleks praegu olukorras, kus ma peaksin pöörduma kristlusesse või tahaksin pöörduda kristlusesse ja see oleks kristluse pale, mida kristlusel on näidata minule, siis minul jääks pöördumine ära. Run Forest. Ma jookseksin nagu Forrest Gump ja minule jääks see pöördumine küll ära. Ma oleks ükskõik mis, aga kristlane küll mitte, kui see on kristluse pale. Õnneks ei ole. Ja paljud inimesed silmis on. Ja. Ka Eestis. Et 2000 aastat kiriku ajalugu näitab meile, et õnneks ei ole, et meil on pühakuid, meil on õpetus, meil on tuhandeid ja tuhandeid pühakuid, kes on oma enda elu kaudu näidanud, kuidas kristlust tõeks elada, mida tähendab Jeesuse Kristuse, meie ristilöödud issanda, Jumala ja kuninga tõeline teenimine, mida tähendab pühima Jumalaema poole palvetamine, mida tähendab kristlus, mida tähendab üldse kiriklik elu. Et meil on see nagu
asi olemas, et poleks meil seda olemas, siis me oleksime tõsises probleemis, erikõige olukorras, kus meil vaatab vastu selline nii-öelda mana ja šarlatan. Jah, ja ma ei oskagi öelda, mida selle kohta veel öelda, et ei taha siia nagu liiga pikalt pidama jääda, aga võib-olla lihtsalt kommentaari algusesse tagasi tulles, et see, millised jõud on headuse jõud, millised kurjuse jõud, millised on valguse jõud, millised pimeduse jõud, see on kaugeltki mitte nii lihtne, et eks ole, need piirid jooksevad erinevate riikide vahelt, et USA hea, eks ole, Iraan halb, Iisrael hea, Venemaa halb, et noh, see on lihtsalt erakordselt primitiivne lihtsustatud maailmakäsitlus, mida meile peale surutakse, mille omaksvõtmist meilt nõutakse. Ja noh, vähekenegi intelligentsed inimesed loomulikult ei saa seda mitte kuidagi omaks võtta või ausad inimesed. Absoluutselt. Lisaks sellele on huvitav see, et kui vaadata eelkõige nagu selliste Iraani poliitikute etteasteid, siis väga huvitav on see, et inimlikult on need sümpaatsed, väärikad etteasted. Midagi pole teha. Ei ole praalimist, ei ole sükest nagu... Ei, midagi ei ole teha. Võrdle Lindsey Grahamiga, eks? Ja, et kui näiteks Iraani välisministri etteasteid vaadata niimoodi, siis peab ütlema, et niimoodi käituvad kultuursed inimesed. Nagu näiteks Iraani välisminister, kes NBC intervjuus täiesti külmalt, rahulikult, jõuliselt vastab niimoodi. Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Et siin on mingisugust sellist vaatet peaaegu nagu spartalikku joont. Ja mida sa näed siin vaimses plaanis on see, et mees ei karda surma. Ta võib homne päev olla surnud, eks ole, Iisraeli mingi rakett lastakse pähe. Aga kuni ma hingan, see nii kaua ma nagu räägin ja käitun selle sirgeselgselt. Absoluutselt. Ja võrdled mingi Lindsey Grahami suguse tüübiga. Ja olgem ausad, ka võrdled Trumpi enda retoorikaga, siis noh, ütle mulle, kumb on sümpaatsem. Ja, et noh, kahtlemata Iraanis on probleeme, eks ju, ilmselt Iraanis ka nende kristlusesse pöördumine. Kui sa oled moslem ja oled pöördunud kristlusesse, siis on väga tõsiseid probleeme selle režiimiga. Aga Iraanis on vähemalt üle 1,5 miljonit kristlast ja need samad vanad kogukonnad seal on olemas. Iraan on tunnistanud neid, et kristlased saavad seal rahulikult elada ja tõepoolest siis pöördumisega on probleeme. Tõsi. Ei loomulikult see ei ole mingisugune selline poliitiline süsteem, mida me peaksime idealiseerima. Meie visioon on hoopis teistsugune, sellepärast me oleme katoliiklusteks. Aga ma vaatan seda meest, kes on Genti ülikoolis saanud doktorikraadi ja kes räägib nagu avalikult ja niimoodi esinevad soliidsed inimesed, niimoodi esinevad kultuursed inimesed, et kui ma vaataksin nagu reaalselt nagu... Võrdle meie akadeemikuga. Jah, näiteks jah. Tema ei läheks Tbilisis opositsiooni meeleavaldusele seal kisama ja karjuma, eks ole. Ei no see on lihtsalt nali, et ma tahtsingi seda nagu tuua, et siin räägib väärikas inimene, aga kui sa vaatad mingisugust tsahknat, eks ju, siis tundub nagu oleks tegu mingisuguse purjussaunikuga kuskilt, kes hüppab välja ja kord ähvardab naabri Antsu ja siis ähvardab Venemaad, et me tungime kallale, siis ähvardab Hiinat, et me võime USA kaudu Hiinat tulla paika panema. Siis toome siia omale kõik nii-öelda nukleaarrelvad ja paneme need Venemaa poole teele ja nii edasi, et noh, tegu nagu mingisuguse, ma ei teagi, ma ei oskagi öelda, mis tüübiga. Kujutad see, et Tsahkna viimane avaldus, Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina. Sellisel viisil räägib meie välisteenistuse juht, esidiplomaat. Et noh, lihtsalt nagu mõtled, et noh, tule taevas appi. Et enam ei oskagi nagu mitte midagi öelda. Selline pealkiri on ka siin olemas. See on see pealkiri, aga vaatadki, et Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina. Ja siis sa mõtled, et see mees peaks olema vastutav ka selle eest, et meil toimiksid diplomaatilised suhted Hiina suunal. Noh, meie õnn, eks ole, et hiinlased pika tsivilisatsioonina on nagu lihtsalt ülimalt rahumeelsed ja emotsioonivabad.
kas nad ei lase ennast häirida sellistest avaldustest üldse vaadata, mingisugune puudel klähvi selle kuskil, et et toimetame rahulikult edasi, et ärme tee välja. Aga lihtsalt, kui sa vaatad neid avaldusi, siis ma kujutan ette, et see reaktsioon, näiteks ka Hiina poolt vaadates sellised avaldusi on lihtsalt see, et et ega nendega ei olegi midagi nagu rääkida, et metslased lihtsalt. Nad ongi metslased ja see ongi üks asi, et meil on tõesti selline välisminister, kelle suust tuleb nagu järge mööda mingi 2-3 nädala jooksul selliseid pärle, et mõtled, et see ei ole nagu enam normaalne. Et tegelikult peaks Eesti Vabariigi välisteenistus nagu mõtlema selle peale, et keda te sa nagu tolereerite välisministri toolil üldse, et kas see on nüüd siis Eesti pale või välisministrina, et me põhimõtteliselt nagu sellise väikese pisikese nanoriigina tuleme ja ähvardame Hiinat USA kaudu. Olukorras, kus tegelikult USA-l võib-olla praegusel hetkel ei ole üldse mingisuguseid kavatsusi veel otse Hiinat ründama hakata, eks ju. Aga meil on siin juba Tsahkna, kes põhimõtteliselt paneb juba suusad valmis ja hakkab sõitma põhimõtteliselt Hiina poole. Et juba oleks valmis nagu, vaatad peaaegu Hiinatki ründama. Täiesti meelevigane seltskond. Ei nojah, tundub, et nende analüüsivõime on ka ikkagi äärmiselt piiratud, tegelikult ülbitseda ja praalida ja kärkida ja parastada sellises olukorras, eks. Kui tegelikult venelastel ja hiinlastel oleks reaalsed agressiivsed ambitsioonid, siis praegusel hetkel oleks suurepärane nende teostamiseks. Mida oleks võimalik näiteks ameeriklastel praegusel hetkel teha, kui üheaegselt, eks ole, avataks näiteks militaarsed manöövrid, ütleme niimoodi, Baltikumi suunal ja Taiwani suunal. Mitte midagi. Seda enam, kui veel eskaleeriks samal ajal Iraanis, eks ole, olukorda, tõmbaks need veel sügavamad sisse seal, Ukraina sõda ka veel käib, eks seal peaks veel samal ajal tegutsema, et ma arvan, et see oleks väga keeruline olukord. Väga keeruline olukord. Ja mina praegusel hetkel nagu hoiaks reaga nagu suu kinni. Hoiduks igasugustest provokatsioonidest omalt poolt ja vaataks, et millisel viisil tuleks tegutseda, milliseid sõnu lausuda selleks, et Eesti parimaid julgeoleku huve praegu kaitsta selles olukorras. Nii et täiesti nürimeelne, ausalt. Ma siin hiljuti ka oma kommentaaris tõin välja Paul Craig Robertsi lehel oleva Dugini teksti. Ja Venemaal, ütleb Paul Craig Roberts ja paljud teised on just nimelt selline käremeelne opositsioon, kes peab Putinit liiga õrnukeseks nii Ukrainas kui ka igal pool mujal, eelkõige Lähis-Ida konfliktides, sellepärast et Venemaa, oleme ausad, ei ole tegelikult sekkunud, ei Süüria konflikti tulnud sealt ära sabajalge vahel, ei ole ta väljendanud mingit erilist toetust Venezuelale, ei ole ta teinud seda ka Iraani osas. Ja põhimõtteliselt selline käremeelne opositsioon on saanud ikkagi sõna Vene meedias, ja Dugin on ühe selle käremeelse opositsiooni liikmeid ja ma siin ka tõin välja need tsitaadid tegelikult Duginit. Ma võin võib-olla väga lühidalt ühte tsitaati välja tuua, mida Dugin ütleb. Tegelikult kehtib nüüd ainult tugevama õigus, kiirema õigus. Õigus on sellel, kes lööb esimesena ja tegutseb kiiremini. Kõik muu on vaid hilisem õigustus. Nüüd on oluline anda vaenlasele otsustav löök, murda tema vastupanu, hävitada tema juhtkond ning rünnata tema peamisi sõjalisi energiataristuid. Pärast seda võib toimunut esitada ja õigustada kuidas iganes ning seda võib pikalt arutada. Nii, pärast võime siin rääkida rahvusvahelisest õigusest ja kõik muu, aga meile on praegu antud geopoliitiline ajaaken, mis võimaldaks meil põhimõtteliselt lõpetada kiiresti, tõhusalt ära Ukraina konflikti, põhimõtteliselt peksta CIA ja kõik muu sealt välja sealt Ukrainast, samamoodi talitada Zelenskiga, nii nagu USA on talitanud Khameneiga ja kogu Iraani juhtkonnaga, põhimõtteliselt hävitada kogu see seltskond ära maa pealt ja ütelda, et aga mis teil viga on, et mis teil ei meeldi, et te praegu käisite põhimõtteliselt samamoodi Iraanis tegemas oma asju, et mis teile nüüd siis Ukraina puhul ei meeldi, et mis õigustusi te toote praegu Ukraina puhul. Et me oleme siin nüüd juba siin kümneid ja kümneid tuhandeid oma mehi veristanud siin Ukrainas oma sõjaväelise operatsiooni käigus, et lahendaks ära selle pulli. Nii. Ja lahendaks ära, ma ei tea, mingisugused
Balti riigid täpselt samamoodi, mis siin ikka. Et need on tegelikult nagu praegu Vene käremeelse opositsiooni sõnavõtud ja tundub, et see saab nagu üha avameelsemaks seal Venemaal. Ja Dugin ütleb ka seda väga selgelt tegelikult Putini vastu. Et see ei ole mingisugune lihtsalt niisama jutt. Ja. Ma kuulusin hiljuti ühte intervjuud, kus Gilbert Doctorow, Venemaa pikaajaline spetsialist, ajaloolane, rääkis seda, andis nagu ülevaate Venemaa meedias kõlavatest sõnumitest, isegi Venemaa riigi meedias. Ütles, et on nüüd hüppeliselt tõusnud väga tugev ja jõuline kriitika Putini aadressil. Just ainuke asi, mis veel puudu on Putini nime nimetamine. Aga ütles, et väga jõuline ja ulatuslik kriitika, et niimoodi enam edasi ei saa, Venemaa projitseerib nõrkust, kui ta ei asu otsustavamalt tegutsema. Ja praegu on väga selgelt nähtud, mida tehakse nende riikidega, kes ei näita ennast piisavalt tugevatena, ja kui Venemaa ei näita ennast senisest tugevamana, ei tegutse otsustavamalt ka Ukraina suunal, siis ta tõmbab endale ise häda kaela, sellepärast et tehakse Iraani. Samamoodi, et siis Putin süüdistagu ise ennast, kui ühel päeval tema paleele raketid peale lendavad ja ta ära koristatakse. Et siis on ise häda endale kaela tõmmatud. Et muidugi on väga huvitav, et mismoodi need sõnumid sinna Venemaa riigimeedesse jõuavad, kas on selline autentne kriitika Putini aadressil või on see osa ikkagi sellisest narratiivi kujundamisest, eks ole, et umbes nii, et Putin ja ülejäänud Venemaa poliitiline juhtkond saab öelda, et näete, et isegi meedias juba nõutakse meilt otsustavamat tegutsemist, eks me siis peame tegutsema. Et see on keeruline küsimus, et kuidas seda Stratkomi välja mängitakse, aga fakt on see, et need sõnumid seal kõlavad ja need kõlab seal nagu päris palju, nagu meile kinnitatakse, minul endal ülevaadet sellest ei ole, aga ma arvan, et see allikas, mida ma vahendan, on üsna usaldusväärne. Nii et see on tõsine asi ja muidugi ongi nii, et kui nüüd on seatud see uus standard sõjapidamises, et see on tegelikult riikide vahelistes suhetes aktsepteeritav, et sa võid teisele riigile ilma julgeolekunõukogu autorisatsioonita ja ilma enesekaitsepositsioonis olemata lihtsalt mitte ainult kallale tungida, vaid kohe sõja alguseks koristada ära tema poliitilise, sõjalise ja ka vaimse juhtkonna ja sihitud täppisrünnakutega, siis ma ütleksin, et me oleme sisenenud väga ohtlikusse uude ajajärku maailmas. Kui nüüd venelased näiteks oleksid otsustanud samasugusel viisil Ukraina vastu sõda pidada, siis 24. veebruaril 2022 oleks Zelenski koos perekonnaga ära mõrvatud. Lastud sinna presidendi paleesse lihtsalt mõned orešnikud ja ongi kõik. Et tegelikult on vastupidi. Täpselt nii, nagu meie akadeemik Tsahkna ütleb, et Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut, Eesti julgeolekut. Ei, vastupidi, see tegelikult vähendab Eesti julgeolekut, et kui meil on käima lükatud selline sõjapidamisviis tõepoolest, siis meie võime olla lihtsalt järgmised. Ukraina on loomulikult üks selliseid, et see võidakse ära lõpetada kiirega, aga meie võime ka. Seda enam, kui teostub see visioon, mida siin nii Tsahkna kui ka Pevkur on väljendanud, et Eestil ei ole midagi selle vastu, et meie territooriumile paigutatakse ka liitlaste tuumarelvad. Eks taktikalised tuumarelvad, et siis on selge, et sa oled ise ka seda kommenteerinud, eks ole, et sellisel juhul me tõmbame endale ikka ise väga kiiresti tagajale. Kusjuures huvitav on ju olnud näha praegu, mida tähendab see, et Ameerika Ühendriigid paigutavad oma sõjaväebaasid mõnede teiste riikide territooriumile. Vaata laheriike. See on oluline asi. Kas need on seal olnud laheriikide kaitseks Iraani eest või on need paiknenud seal selleks, et Ameerika Ühendriikid oleks platsdarm, millelt Iraani rünnata? Ja arvata, et Venemaa ei oska siin paralleele tõmmata juba ammusest ajast, mis ei ole midagi, mida venelased nüüd avastavad, et kuule, vaata praegu Iraanis toimuva pinnalt võib ju juhtuda, et NATO baase võidaks kasutada meie ründamiseks hoopis. Tohu tonti. Loomulikult, nad on seda kogu aeg teadnud ja sellepärast paljuski Ukrainas seda peetaksegi. Et need baasid ei tuleks muudkui lähemale ja lähemale Venemaa piiridele ja et ei loodaks sellist olukorda, kus Venemaa tegelikult ei ole suuteline ennast potentsiaalsete rünnakute eest kaitsma, nagu Iraan praeguse hetkel on suurtes raskuses enese kaitsmisega nende rünnakute eest. Et paralleelid on nii üks-ühesed ja inimesed nagu ei taha neid näha millegi pärast. Ja sellel on teine pool ka veel, et need riigid, kelle pinnale on tegelikult need baasid rajatud, nende juhtkonnad ja hakkavad aru saama sellest, et tegelikult ei ole see ei ole need baasid seal nende kaitseks. Ei ole seal nende kaitseks, vaid vastupidi, kogu see riik võib olla sõjategevuse objekt tänu sellele, et see baas seal on. Et väidetavalt ka Iraan on rünnanud ulatuslikult USA baase lähiriikides seal. No väidetavalt ikka mitte ainult rünnanud, vaid väga tõsist kahju põhjustanud. Kahju ka põhjustanud nendele.
et Bahreinis näiteks on USA baas saanud väga tugeva löögi ja USA radarid seal erinevates baasides, Kuveidis samamoodi. Kusjuures oluline erinevus on ju see, et erinevalt Iraanist Venemaa mitte ainult on tuumariik, vaid on maailma suurim tuumariik. Nii et temal on kõigi eelduste kohaselt palju suurem võimekus need baasid oma piiri tagant ära koristada. Ja seda nagu näiteks Poola selline konservatiivne ja skandaalne poliitik Grzegorz Braun tõi kohe välja, kes on selline vahva mees, kes teeb alati selliseid toredaid happening'e niimoodi Poola parlamendis ja igal pool mujal viskab Euroopa lippu välja ja põletab seda ja nii edasi. Aga sellistes üldpõhimõtetes on ta väga, väga huvitavatel positsioonidel ja tema ütles kohe avalikult välja seda, et Poola, kujutate ette Poola, et Poola on üks võib-olla kõige selliseid russofoopsemaid, siis kasutame seda terminit, riike, eks ju. Ja tõenäoliselt see kohe välja seda et Ameerika baasid, nüüd on näidanud see olukord Lähis-Idas, et Ameerika baasid on julgeoleku ohuks ka Poola territoorium. Ja me peaksime hakkama sellest avalikult rääkima ja tegelikult see on nüüd üks, mida siis ka nende maade juhtkonnad, kuhu neid baase paigutatakse, on aru saanud, et need ei ole seal nende kaitseks, vaid need on julgeoleku ohu tekitamiseks või tekitavad paratamatult julgeolekuohtu. Ma mäletan, kuidas ma sain sõimata avalikult ikka päris palju urjutada, kui ma juba aastaid tagasi rääkisin, et kuulge, et me peame mõtlema selle peale, et see võib olla Eestile tegelikult suureks julgeolekuohuks, mitte meie julgeoleku tagatiseks, eks ole, et siia näiteks ameeriklaste sõjaväebaasi rajatakse. Oi, kujutate ette, mis ta nüüd rääkis, aga vaadake nüüd lahe riikide olukorda. Kõik need riigid, kuhu Ameerika sõjaväebaasid on rajatud, on tegelikult okupeeritud riigid. Ja väga naiivne, erakordselt naiivne on arvata, et ameeriklased kuhugi oma sõjaväebaasi rajavad selleks, et nende asukoha riikide huve teostada. See peab olema nagu, ma ütlen põhimõtteliselt debiilik, kui sa niimoodi arvad. Et see ei tea mitte midagi maailma ajaloost, see ei tea mitte midagi sellest, kuidas imperialismi teostatakse, kelle huvides imperiaalseid huve teostatakse. Ma ei kujuta ette, kui naiivne peab inimene olema arvates, et näiteks Venemaa piiri äärde Ameerika Ühendriigid sooviksid oma baasi rajada selleks, et kaitsta Eestit. Kas sa kujutad ette? See on üle mõistuse. See on üle mõistuse niivõrd loll väide tegelikult, et ma ei oskagi seda kommenteerida. Ja NATO peasekretär Mark Rütte ütles ka eelmisel nädalal ju väga avameelselt välja, et jah, NATO on mõeldud liikmesriikide kaitseks, aga see on ka mehhanism selleks, et projitseerida Ameerika Ühendriikide jõudu globaalsel tasandil, mis tõttu kõik NATO liikmesriigid peaksid andma oma baasid asjad ameeriklaste teenistusse praegusel hetkel urjutas Hispaaniat, mis ei olnud nõus seda tegema, justkui Hispaania oleks mingi kohustus seda teha, eks, et anda enda territooriumil paiknevad lennuväebaasid selleks, et saaks Iraani vastu agressiooni ellu viia. Ei ole sellist kohustust, aga nagu näeme, tegelikult eeldatakse, et kui läheb ka sõjaks ameeriklaste ja venelaste vahel, siis kõik peavad toetama, kõik peavad oma territooriumi selle teenistusse andma. Võttes sisse ka sellega kaasnevad löögid. Ja ameeriklastel on sellest muidugi ükskõik, et ega nende ema siis neid lööke ei saa. Saavad need riigid, kes on seda võimaldanud, ennast selle programmi väljamängimise teenistusse andnud. See on kuidagi niivõrd elementaarne loogika ja see, kuivõrd sellise tõhusa Stratcomiga Eestis on ka sellest üle sõidetud teerulliga ja inimeste ajud tasaseks rullitud, on ikkagi märkimisväärne. Ja märkimisväärne on ikkagi ka, et ei ole nagu piisavalt inimesi ka poliitilises latvikus, kes julgeksid avalikult ütelda välja. No sina oled üks selliseid loomulikult. Latvikus? Latvikus sa ei ole jah, aga sa oled... Sahistan seal kuskil, sahistan lehti seal juurte juures. Ja seda ma ei pidanud küsima, aga sa oled selles mõttes poliitilises latvikus, et sa oled Eesti... Et sa oled poliitikas. Sa oled poliitikas, jah, sa oled Eesti seadusandlikus kojas. Et sa oled kuulud ühena 101 hulka. Aga sellega ei tulda välja nagu laiemas plaanis. Et see on julgeolekuoht, eks ju, ja need laheriigid on saanud nüüd ilusti omale veel ühe õppetunni osaliseks, et kui USA tahab, siis ta paneb kogu oma kaitsetöö ainult ühele kõige olulisemale strateegilisele eesmärgile, ehk siis eelkõige kaitstes Iisraeli, kaitstes Tel Avivi, kaitstes Jerusalemmani, aga neid riike ei kaitse mitte keegi, isegi oma enda neid baase suurt ei kaitsta, et isegi sealt on Iraani raketid läbi läinud ja arvukal hulgal erinevaid USA radareid maha võtnud sealt. Nii et
no eks nüüd igaüks võib siis ise mõelda, kui venelased on deklareerinud oma tuumadoktriinis väga selgelt, et kui tuuakse tuumarelvad nende piiri taha, siis nemad käsitlevad seda strateegilise julgeolekuohuna, mille kõrvaldamiseks nad kasutavad omapoolseid tuumarelvi. Ja noh, siis ongi nii, et kui Tsahkna ja Pevkur ütlevad mulle, et ärge tehke välja, sellest bluffivad, eks ole, et kui midagi nad ei kasuta, et noh, siis jah, eks see on risk, mille võib siis võtta. Aga ei maksa siis olla üllatunud, kui mingid riskid ka materialiseeruvad ja tuleb välja, et ei bluffinudki, eks ole, et noh, öeldi ka enne suuremat Ukraina sõda, et venelased bluffivad, ei maksa karta siin NATO laiendamise püüdlusi, et noh, ei tee enam midagi, nad ei ole suutelised. No läks teisiti. No Tsahkna osas või tegelikult Pevkuri osas, kes nüüd siis sealt tagasi tuli lõpuks ometi sealt Dubaist, et tema osas, ma kommenteerisin ka seda, aga tema osas tuleb eriti hästi välja see, et vaata see, kas me neid tuumalõhkepäid koos kanderakettidega siia Eesti Vabariigi territooriumile toome või ei too, ei ole üldse mitte kellegi asi, kui väga väikese strateegilise ringkonna asi. See ei kuulu sinule, Varro, kes sa seal istud põhimõtteliselt Eesti Vabariigi põhiseaduslikus institutsioonis seadusandjana. Sina ei ole see, kes otsustab selle üle, ega teised 101 inimest või 100 inimest. Nii, see ei kuulu ammugi Eesti rahvale. Sellepärast, et see Eesti rahvas ei otsusta selle üle otsustame meie NATO koostöö mingisuguses lauas, eks ju, ehk siis põhimõtteliselt, mida otsustame, tähendab, Eesti võtab lihtsalt vastu, lööb kulpi ja võtab vastu selle, mida keegi kuskil strateegialavas talle dokumentina peale tema poole lauda paneb. Nii. Eks see ongi see ultimatiivne tähelepanek, et ega vasallid selliseid küsimusi ei otsusta. Selliseid küsimusi otsustavad peremehed ja kui Eesti on rahul sellise vasallriigi staatusega, siis tuleb ka olla valmis selleks. Et siin on ju kõlanud ka küsimused, eks ole, et kui Eesti tahab, et Ameerika Ühendriigid meid kaitseksid, siis me peame suutma ennast teha neile kasulikuks. Aga no minu küsimus selle peale oleks, aga mis see kasulikuks tegemine siis tähendab? Et kuidas saab Eesti ennast teha Ameerika Ühendriikidel kasulikuks? Ja mina oskan nagu peamiselt näha 2 asja. Esiteks lubada meie territooriumile paigutada nende sõjaväebaasid ja teiseks anda nende korporatsioonidele ligipääs meie maavaradele. Ja noh, siis peabki vastama nendele küsimustele, et kas siis see on see, mida me tahame teha ja kas me selle juures tegelikult tõesti loodame, et isegi kui me seda teeme, siis ameeriklased hakkavad kompromissitult siin meie huvides seisma. Ma arvan, need on küsimused, mida tuleks esitada, need on küsimused, millele tuleks ka nagu paluda nagu ausalt vastata. Mina igal juhul ütlen ausalt, et mina ei taha sellist hoiakut kunagi omaks võtta, ei kavatse seda omaks võtta, et meie peame püsima jäämiseks käituma täiuslike vasallidena. Mina ikkagi tahaksin näha, et konservatiividel on ka võimalik, kuidas öelda, omada ja toetada positsiooni, mis seisab päriselt riikliku iseseisvuse ideaali eest, et see ei ole nali. Kui me räägime siin suveräänsusliikumisest ja suveräänsete riikide liitudest ja nii edasi, siis noh, taotleme siis päriselt ka suveräänsust, mitte mingit täiuslikku vasalli staatust. Ja need väited on kõlanud üle poliitilise spektri, on ühelt poolt kõlanud Tsahkna suust ja on kõlanud ka konservatiivide suust, kahjuks ja minu suureks üllatuseks, et see ei näita suveräänsuspüüdlust vähimalgi määral kahjuks, et niimoodi ei saaks ütelda ükski Eesti rahva hea käiku ideaaliks seav poliitik. Tsahkna suust ma saan aru seda, et ta sellist juttu ajab. Tsahkna suust ma saan aru, aga kui me nüüd ütleme seda, et justkui olukord muutuks siis, kui Trumpi Ameerika teeb seda versus mingi, ma ei tea, teise presidendi Ameerika, siis tegelikult ei muutu seal mitte midagi. See on täpselt seesama Ameerika ja selliseid väiteid, kui ma kuulen konservatiivide suust, siis ma pean tunnistama, et ihukarvad tõusevad püsti. Ja no siis lihtsalt lõpuks tekib küsimus, et millest see suur erinevus parteilisel välja ei ja kui on niimoodi, et kui on demokraadid USA's võimul, siis peavad USA huvide teostumise tagama siin meie liberaalsed parteideks ja kui on republikaanid USA's võimul, siis peavad USA huvide teostumise tagama konservatiivid. Et nad siis ultimatiivselt me näeme, et polegi nagu selles mõttes vahet. Siis saab ka täiesti uue tähenduse selline mõiste nagu ühispartei. Nojah. Et siis ei ole enam vahet selles suhtes Eestis, meie Eesti väikeses provintsikeses siin üldse sellele, et kas me oleme paremal või vasakul. Millisena ühispartei ilmneb, sõltub sellest, kui sügavale küsimuste esitamisel minna. Kui läheb piisavalt kaugele, siis paistab ka ühispartei nagu uute kontuuridega. Ja see on jama.
et see on tõsised küsimused, mille suhtes tohiks nagu silmi kinni pigistada. Väga tõsised küsimused ja väga olulised küsimused ja Eesti rahvusluse ühed ja Eesti konservatiivsuse ühed nagu tuumikküsimused üldse. Et kas me oleme valmis oma enda, tegelikult tahtsin sinna tulla just nimelt, kas me oleme valmis oma enda maavarad ära andma selleks, et teha ennast USA-le huvitavaks ja kas me oleme valmis siia rajama neid enesetapjalikke baase, et USA-le huvitavaks teha 200 kilomeetrit Peterburist. Ja nendes küsimustes tuleks ausalt ja lahtiste kaartidega siis rääkida, mismoodi me ennast nendele kasulikuks teeme, eks, mida meil pakkuda reaalselt. Meil ei ole pakkuda nagu ilusat naeratust ja siniseid silmi, eks ju. No ma arvan, et on pakkuda, aga see ei paku huvi lihtsalt. See ei paku huvi, jah. Igal juhul, mis Iraani puutub, siis muidugi tahaks loota, et ma ütlen viimase asjana omalt poolt, ma tahaks loota, et tuumarelvi käiku ei lasta. Sest vaadates ka, millised vaimsed jõud on vallandatud, millise fanatismiga tegutsetakse, vaatad Pete Heksethi avaldusi siin, et me hommikust õhtuni külvame sinna hävingut ja kõik niisugune asi. Et ega kui on võetud eesmärgiks saavutada võit iga hinna eest, no siis ei ole ka välistatud, et lastaksegi käiku. Kui ei suudeta tegelikult režiimi murda, seda alistuma sundida, siis tehakse nii, nagu 45. aasta augustis tehti Jaapaniga. Eks no vaatame, me maavägesid sisse ei vii, sest sellega kaasneksid liiga suured kaotused, aga me sunnime teid alistama. Ja paneme teile paar tuumalitakat ära, seda on ajaloos tehtud, ma rõhutan. Seda on ainult üks riik maailma ajaloos teinud, need on ameeriklased, pretsedent on olemas. Ja noh, ma ütlen veel kord, et mina küll ei julge välistada, et selliste sammude astumiseks ollakse valmis. Aga kui need sammud astutakse, no siis on mitte lihtsalt vaikselt üles kerival intensiivsusega 3. maailmasõda käimas, vaid siis on väravad täie pauguga lahti, eks ole, kui tuumasõjaks läheb. Siis no ma ütlen, ma ühe sõbraga rääkisin, et tegelikult praegusel hetkel tuleks igasugune Rail Balticu ehitamine ära lõpetada ja vähendada pensioneid ja lastetoetusi poole võrra ja kogu see raha pluss ühiskondlikult kohustusliku tööna hakata Eestis ka tuumavarjed neid rajama, eks ole. Seda enam, kui Tsahkna ja Pevkur tahavad lubada meie territooriumile tuumarelvad paigutada. Et asi on nagu naljast selles mõttes väga kaugel naljast ja mina hoian hinge kinni, et lähipäevadel ei juhtuks Ameerikas mingisugust valelipu terroriakti, kus mingisugune suur tsiviil, ma ei tea, ehitis või muu plahvatab või mingisugune muu sabotaaž tekib, milles riik võib süüdistada Iraani ja siis sellele reageeritaks loomulikult nii nagu peale 2001. aasta 9.11. Kontrollitud detonatsiooni. Jah, reageeritaks põhimõtteliselt veel rängema militaaroperatsiooniga ehk sellega, mida sa siin mainisid, põhimõtteliselt tuumarünnakuga Iraani vastu. Näed, nad on tulnud meie maa peale terroriaktiga, nüüd meie teeme tuumarünnakut. Et see võib olla väga rahulikult. Iisraeli Mossad, CIA, valelipu terrorirünnak USAs ja seejärel tuumarünnak Iraani pihta. Et ma arvan, et see võib olla ka võib-olla kõige tõenäolisem variant, kuidas see tuumarünnak õigustada. Sellepärast, et lihtsalt nagu niisama tuumarünnakut teha ilma valelipu rünnakuta oleks natukene liiga nagu oportunistlik, aga see annaks avaliku arvamuse väljal ka maailmas sellise jälle piisava ohvripositsiooni, kus siis Iraani lõplikult rünnata ja Iraani rahvas lõplikult jällegi peame küsima, kas sionistid oleks selliseks asjaks võimelised? Muidugi oleks. Vaata 1967. aasta USS Liberty uputamisteks, kus sionistid lasid põhja ameeriklaste sõjalaeva, üritades süüdistada selles, eks ole, vist egiptlasi, kui ma õigesti mäletan. Ja alles hiljem tuli välja, tegelikult olid sionistid ise selle taga. Nii et noh, nad on võimelised sellisteks asjadeks ja olid siis võimelised, ilmselt on praegu ka võimelised. No, rääkimata sellest, et 9.11 kaksiktornid on kõikide nii-öelda tõenäosuse järgi täpselt sama kaadri poolt loodud valelipu organisatsioon, sisetöö. USA enda kaader pluss Mossad, et põhimõtteliselt eesmärgiga viia USA sõtta Lähis-Itta, Iraaki hävitama ja siis Afganistani samamoodi. Et sellised olukorrad, aga tõesti, me peame seda saatet lõpetama, sest sa ise ütlesid, et sa pead minema riiki valitsema, Riigikokku. Tuleb valitseda. Ega jah, kui on võtnud see vanker vedada, et ega siis ei saa.
kuule, aga head valitsemist sulle, et diskussioon läks põnevaks siin ka viimastel hetkedel veel, aga tõesti midagi pole teha, tuleb saada lõpetada, aga jõudu. Ju antakse võimalusi veel nendel teemadel rääkida. Absoluutselt ja seda me ka teeme. Kuulmiseni. Kuulmiseni.